Tammula järvele antakse laupäeva varahommikul start 12. Võhandu maratonile, millest võtab osa taaskord rekordarv aerutajaid. Kokku on starti üles antud 866 paatkonda ehk 165 alust rohkem kui aasta tagasi startis. Lisaks eestlastele on osalejaid veel 10 välisriigist, neist suurima esindatusega on kohal Läti aerutajad. Kuidas see veeseis on, et mis homme starti ja tees ootab Võhandul? Veeseis on natukene, ütleme, nigelam kui eelmine aasta. Et kuskil 10 sentimeetrit on vesi madalam. Aga üldiselt on nagu okei, et sõita saab ja võib-olla peab veidikene keskjooksul rohkem slaalomit sõitma. See teeb sõidu aeglasemaks? Ma usun, et esimestel mitte, et eks nad pingutavad jälle lagedal veel rohkem siis. Eks esiots kindlasti pingutab kelle ninast välja, et seal on päris tihe konkurents ja kõvad mehed on kohal kõik, ja paljud ihkavad võitu, ja kindlasti kõige rohkem ihkavad võitu meie enda mehed, et eelmine aasta neil jäi nibin-nabin puudu sellest, et sel aastal on nad kõvasti rohkem trenni teinud ja oma oskusi lihvinud, et kindlasti lähevad nemad seda võitu tooma ja loodame, et sel aastal üle pikkade aastate jääb võit koju. Seni peetud 11. Võhandu maratonist on eestlased võidutsenud vaid 3 esimesel, sest kui 2006. aastal läks võit Lätti, siis viimased 7 aastat on võidu võtnud mõni Leedu paatkond. Neist omakorda viimasel 4 aastal on võitjatiimi kuulunud mees nimega Joonas Ragauskas, kes on ka tänavu oma mullust üldvõitu kaitsmas. Ta on lahe tüüp, et ta on lahe tüüp ja rahulik tüüp, et selles mõttes ta tuleb ja teeb omad asja, ta on sõitnud nii 1 kui 2, eks, et noh, igal juhul hästi pädev enda, oskab aeruga tööd teha ja kindlasti väga kõva konkurentne. Kuidas seda leedukate sellist ülemvõimu nagu selgitada? No, kõvad vennad on. Et nad on kõik endised tippaerutajad ja pühenduvad täna ka trennile täiesti, küll mitte rahvusvaheliselt, aga sõidavad maratone ja ongi lihtsalt eluaeg on sõitnud. Millest homme võit või hea tulemus sõltub? Või nagu spordis ikka, et ega see on selline, seda ei oska ette ennustada, et noh, ilm tõotab tulla mitte just kõige parem. Noh, tippmeestel kindlasti ei ole sellega probleeme, sest varustus on lihtsalt hea ja see kannatab iga ilmaga sõitmist. Aga noh, õnne on kindlasti vaja, et mingi rumal tähelepanematus ja sõidad oma paadi vastu kivi kuhugile mõra sisse ja saad vee sisse ja ongi kõik. Mida siis startijatele soovida? Kindlasti mõistlikkust, et see on nii pikk maraton, et ei maksa nagu minna hulluks siin stardis, et teil on aega 100 kilomeetrit seda kohta püüda ja võtke rahulikult seda asja, et üle oma varju ei hüppa, et maraton algab seal 60. 70. kilomeetril, et enne seda tuleb lihtsalt võtta mõistusega asja.